tere hommikust. Meil on 5. päeva hommik. Delegatsioon on kogunenud kööki ja toit ongi valmis. Pontsu, Pahvi. Pontsu sööb Pahvi kausist. Kohe keelame. Pahvi, mine söö ilusasti kõik ära. Pahvi, sa said juba süüa. No, süles talle ei meeldi olla, jah. Pahvile ei meeldi süles olla. Pahvi, sa saad kell 5 süüa. Küsib Svenilt konservi, kuna Sven tavaliselt talle konservi ikka vanasti andis siis. Oi! Minu käest ta ei küsigi nii häälekalt kui sinu käest. Sina tulid ka kohe vaatama, Pontsuga kohe siin. Kell on alles 12, hei, te alles saite süüa ju. Pahvi. Kas hakkad pehmeks muutuma juba või? Töötlemine käib. Kui ma peaks konservi võtma, siis on ta plaksti kohal, et teab, et seal on. Teab ja ta teab, et seal riiulis on konserv. Ega ta siis toorest liha taha. Ta tahab ikka konservikest. Ime, et ta pole seda karpi peale lõhkunud ja paki. Ma imestan ka, et ta nii hea poiss on, et ta pole seda konservi karpi laiali lammutanud. Kell saab 3. Loomad on kogunenud kööki. Võib-olla üks tükike maksa. Tükk maksa läks neil, ma ei tea, sekundiga. Ma ei jõudnud videokaamerat väljagi võtta, kui... Nojah. Las nüüd Pahvi sööb ära selle. Kiisud tudivad kuni õhtuse söögikorrani. Kell on 6 läbi, kiisudel on õhtusöögi aeg, aga Pahvi magab. Niisiis Pontsu sööb üksi. Sisemine kell vist juba töötab, tuligi küsima süüa. Pontsu sõi oma normi ära. Tahab veel ja. Aga nüüd ärkas ka Pahvi, söögiaeg. Pahvi sööb vaikselt ja rahulikult vannitoas, et Pontsu ei saaks ta toitu ära süüa. Hommikuti ei ole see probleem, aga just õhtuti. Võib-olla sellepärast, et Pahvi sööb õhtuti aeglasemalt. Kesköö on käes ja kassid sattusid müramisega nii hoogu, et Pontsu hüppas tekikoti sisse ja kukkus tekikotiga niimoodi põrandale. Nüüd on Pahvil väga huvitav seda kõike jälgida. Noh, Pontsu, kuidas sa välja saad seal? Tuleb. Ma murdusin täna ning kandsin neile siiski ühe paki, see on 85 grammi gurmee konservi. Nii et kumbki sai umbes 40 grammi. Õhtul siis hilja veel nüüd. Kohe näha, energiat on tulnud juurde. Toidukoguseid peaks võib-olla hakkama suurendama. Kaalume nad homme ära ja siis näis, kas nad on alla võtnud. Eriti käib see Pontsu kohta, Pahvi ei peagi alla võtma. See on Pontsu kõige esimene mänguasi. Selle ma ostsin talle kohe, kui ta tuli minu juurde. Kui ma ta tänavalt puuriga kinni olin püüdnud, siis tal oli see pallik. Siis ta öösel salaja mängis sellega ja mulle ta ei näidanud, et ta mängib. Ma nägin, et palliga oli mängitud. Ja. Kui sa lähed? Aha, okei. Kas sina ei viitsigi mängida või? No näed, läheb. Õhtune maadlusmatš. Joo, sai Villand, jah. Sai Villand, jah. Oi.